Täna oleme Eesti klassikalise kulturismi karikavõitjaga 2018 Siim Savisaar. Ma loodan, et te kõik teate teda. Kui te ei tea, siis saate nüüd teadma. Ja tšau! No tere! Mulle küsimus, kuna sa alustasid ja kaua sa selle asjaga nagu tegelenud? Kui ma nüüd vaatasin, kunasest mul karikat pärit on, siis põhimõtteliselt 2010 oli esimene karikas ja see oli 4. detsember. Et kus ma tean, et 4. detsember, siis siin on 4. detsember peal kirjutatud. See on siis Lõuna-Eesti teine lahtine. Ahah, jah, kunagi oli Lõuna-Eestis karikavõistlused, et praegu on ta Pärnusse üle kolinud. 2010 juba. Jah, ja siin on nii, et ma ei tea, kui hästi kaameras näha on. Aga siin on mehed ja rohkemat siin väga välja ei loe. Asi oli lihtne, süke värisevate krimmiste kätega tulid lavalt maha ja siis vaatasin, et mis värk on, et krimm on peale läinud, tõmban puhtaks. Aga sellega ma kustutasin pool teksti ära, nii et see on mehed esimene, mitte mehed kulturism. Okay. Ehk siis tegelikult oli nii, et toona sai tehtud kulturismis kaasa, klassikas vist seal keegi ei võistelnudki. Kas sul oli kunagi eeskujusid, kui sa alustasid? Ilmselt oli ikkagi Imre Vähi oli eeskuju, sest et see kronoloogiliselt oli umbes niimoodi, et oli kooli lõpp, siis läksin kaitseväkke, kaitseväes ma lugesin läbi Kaaneni kõik muscle and fitnessid, mis üldse saada oli. Ehk siis, mis iganes kogus neid oli, kõik olen ma läbi lugenud, siis nii-öelda hakkasin seal ennast harima ja rohkem trennis käima nii vähe. Me ei saa öelda nii palju, vaid ikkagi nii vähe, kui see võimalik oli kaitseväes siis. Sest et ega mind ei lastud sinna ja ma käisin muulgas palavikuga trennis, et saada see ükskord jälle kirja. Aga peale seda ma suundasingi sinna nii-öelda kulturismigruppi, mis siis Edenis toimus toona. See oli ka Imre Vähi all? See oli ka Imre Vähi all, sest et ma teadsin, et ma tahan paremaks saada. Ja kus sa ikka õpid, kui mitte endast targemate käest. Ja nõnda sinna sai mindud ja tema kindlasti nendest eeskujudest oli. Et Eestis on ju Kiivikas kogu aeg olnud vägev ja ikkagi müts maha mehe ees, et ka temale üles vaadatud ikkagi. Aga välismaa neid siukseid kolle ma ei ole üleliia kunagi kummardanud. Et toona ma teadsin põhimõtteliselt Schwarzeneggerit ja mõnda veel ja praegu on neid mustmiljon, nii et ei ole nagu mõtet ühte välja valida. Kõik on suht võrdsed. Kas sa mäletad, kui meie tuttavaks saime? Ma arvan, et see oli suurusjärk 2005-6 äkki või. Ma võib-olla panen puusse, aga minu arust oli niimoodi, et ma läksin areenasse ujuma ja siis areena jõusaalis me saime tuttavaks. Ja ma kasutangi seda umbes, kuna ma kooli lõpetasin ja kuna see ujumine lõppes. Ehk siis ma täpselt aastat ei julge väita, aga ma tean, et see seal kandis on. Ma arvan ka, et see oli kuskil mingisugune, mina pakun äkki mingi 2008 või niimoodi, mingil põhjusel. Ja see oli ka niimoodi, mäletan, et üks noor mees oli, ta istus seal, see oli aknad ja värgid, sergid, seal istus, tal oli paber oli käes niimoodi. Tal oli see kava oli käes. Kelle kava sul võis olla? Ma arvan, et ma olin internetist vaatanud neid asju ja midagi sealt läbi mõelnud. Minu teada ma isegi kirjutasin maha mõnda asja ja üritasin ise juba nii kõva kavade meister olla. Okei, juba siis. Et ma tean, ma tulin suga rääkima ja mis iganes asjast värki vaata, et noor mees, vaata, tahab paar sõna juttu seal ja siis mina ka nagu mäletan seda kästi. See ongi nagu lahe, et mul on ka olemas mingi inimene, kellel ma olen näinud nagu alguses saadik sellest hetkest, kui ta põhimõtteliselt tuligi kava käes, vaata, nagu hakkas tegema, et see on nagu lahe. Eksamilipik käes tuleb. Sellega oli niimoodi, et kui ma üks esimesi kordi, miks ma praegu ka üritan nagu inimestega neid trenne teha ja võimalikult valutult seda algust teha, on see, et minu algus ei olnud nagu valutu. Ma mäletan seda tunnet, kui ma läksin maika lühikeste pükste ja plätadega. Ja. Iga inimene leiab siit vähemalt ühe riideeseme, mis tema arust on nõme. Ühesõnaga, mina see kulturisk algkriips kloun olin toona ja läksin saali ja ei tahtnud lolli muljet jätta ja ronisin jalapressi taha. Et vaatasin mingi enam-vähem usaldusväärse masina välja. Ma teadsin, et kui sa 2 minutit juba vahid jõusaalis ringi nagu peata kana, siis kõik saavad aru, et see mees ei jaga asja. Okay. Siis ma läksin, istusin sinna jalapressi peale maha ja andsin agu, nii et
ma üritan nagu inimestelt seda lolli hetke ära võtta, et nad lähevad nagu peata kanasaali ja on ebamugavustunne on palju suurem kui see kaif, mis sealt tuleb. Absoluutselt. Jah, et see on nagu üks eesmärk. Ja kusjuures sellest samast saalist rääkides, siis ma näitan sulle selle sama. Tänapäeval on moodsad telefonid, mis lähevad ainult niimoodi lahti. Nii. Näeme kohe üks pilti. Ajaloolist pilti. Nii see on areenas tehtud. Kulturist oma parimas hiilguses, eks ole. Oi kui ilus mees. Kas me näeme siit üldse? Ei, ma arvatavasti panen selle pärast teile kõigile vaatamiseks videosse. Tegelikult oli niimoodi, et need ühed kindad kestsid mul 3 aastat ja ma imestasin, et nad nii hästi vastu peavad ja ma mõtlesin, et tänutäheks, et mida mina saan omalt poolt nendele kinnastele teha, et nemad on mulle kõike võimaldanud, et ma pesen teid ära pesumasinas. Siis tõmbasid kõvaks. Ilma selle peene pesukotita nii-öelda. Ehk siis ma pesin nad täielikuks rähnaks. Okay. Nii et ma võtsin nendelt selle viimase piina ja panin nad prügikasti. Nii et esimest korda elus mõtlesin peseks jõusaali kindaid. Seni on see viimaseks korraks jäänud. Mitte, et ma nüüd hügieenist lugu ei pea, aga mul ei ole enam kindaid olnud. Aga nüüd ma kasutan peopesa pehmendusi, siis kui ma teen mõningaid seljaharjutusi kangiga. Okay. Et ei pea mehe peopesa olema siuke karvane nagu tagurpidi siil. Võib-olla ma olen pehmo, aga jah, mis seal ikka. Kuidas sa jõudsid Silvarini? Sest Silvar Rückenberg oli see, tänu kellele tegelikult algas sul see lend üles, minu arvates. Absoluutselt nõus, et kui see nii-öelda kulturismigrupi ajajärg sai selja taha, mis kestis aasta, siis saigi ühendust võetud Silvariga. No, ütleme, et me sattusime niikuinii vist kokku. Ja tegelikult me oleme töötanud mitu aastat koos temaga. Et tema oli siis, ütleme, ühes ööklubis turvatöötajana ja mina tema alluvuses siis. Ja sealt me juba teadsime ja siis oligi üsna lihtne nagu see jõusaalis ka 2 asja kokku panna oma vahel. Ja ta hakkas treenima täielikke niukseid algajaid, kellel oli lihtsalt huvi jõusaali treeningute vastu ja siis paralleelselt sellega tekkis siukene nagu võistlussportlaste grupp ka sinna. Ja siis seal ma hakkasin figureerima ja tegime kavasid. Tema tegi mulle kavad, sest et ma andsin vabad käed selles osas, et sina ütle, mina teen. Väga lihtne, et vastu ma ei vaidle. Arutame mingid asjad koos läbi, aga just, et vältida seda, et ma oma mugavustsooni tõttu jätan mingid asjad välja kavast. Ehk siis ma tegin igasuguseid asju, et rõvedaid asju. Ma tegin staadioni ring väljaastetega. Ja enne ei olnudki finiš, kui oli staadioni ring tehtud. Kang oli ka turjal muidugi. Ja see on ilmselt üks kõige siukseid jubedamaid asju, mis ma seal saalis teinud olen heas mõttes, sest et see on, kui see on siiamaani mul meeles, siis see järelikult oli esiteks väga hull ja teiseks ma pean seda piisavalt heaks saavutuseks. Ma arvan, et see aitas nagu kaasa vaata sellele arengule kindlasti. Kastist välja sai väga palju seal mindud ja siiamaani nagu üritad üht teist asja kastist välja teha, et ei ole 4x8 rinnalt. On muid asju ka olemas. Okay. Mida sa pead enda suurimaks saavutuseks? Hüppame ajas edasi. Mis on suurim saavutus üldse? Suurim saavutus, käega katsutav suurim saavutus on ilmselt siis nüüd see hõbemedal, mis tuli see aasta koju. Okei, sinu suhe alkoholiga? Nii, minu suhe alkoholiga, et tarbin. Ja vastuseks, et kui palju, siis tõsku aktsiisi kas või 3-4-kordseks, mul on savi. Sama siin. Et kui sa tahad selle mingisuguse sõpradega selle pitsike viskit võtta, eks ole, klaasikese viskit, siis seda me saame hakkama, et ei pea minema Lätti. Jah, et pudel veini, jah, et tõesti see sinna-tänna natukene eriti ei morjenda ja mõni muu asi ka, et ei ole mul probleemi sellega. Selge, aga kas oleksid nõus tarvitama keelatud aineid? Kui oleksid, siis mis peaks olema see põhjus? Meditsiiniline põhjus peaks olema sellel, et okei, et räägitakse, et igal ühel on oma see võlusumma või mis iganes.
ilmselt küll, aga et fakt on see, et keegi ei tule seda pakkuma, ma julgen oletada. Ja meditsiiniline siis selles mõttes, et tegelikult on ühel või teisel keelatud ainel. Noh, spordi mõistes me räägime keelatud ainetest, meditsiinis me räägime ravimitest ja väga palju on seal täpselt samu asju, mis on igapäevaselt kasutuses meditsiinis. Ja noh, mõni aitab seal kõõluseid parandada ja niisuguseid asju, et tõstab sünteesi ühel teisel asjal. Noh, ütleme, valdkond on suur ja lai ja ma väga loodan, et ma ei satu sinna, et mul oleks vaja ühte nendest ravimitest. Aga ma ikkagi provotseerin edasi, et aga võtan mingisugune, noh, ma ei tea nendest asjast midagi, aga ütleme mingi metaan vist on mingisugune asi, mida vanasti panid kõik pahad kulturistid, on ju? Ega vist, jah. Noh, ütleme niimoodi, et mingi metaan. Sul oleks, et ai, ma ei tea, 1 000 000 eurot ja kuradi hakkad selle peal vormi tegema. No, 1 000 000 kõlab ju päris hästi iseenesest. Selge. Et jah, mis asjad nüüd on siis nagu meditsiiniliselt? No, ütleme, too mingi näide. Viimase aja paha poiss on Glenbuterol ja see samuti on olemas meditsiinis. Aga mis see buterol on ikkagi? No, selleks me peaksime ilmselt juba päris targa siis... Aga anna mingi ühe lausein äkki lihtsalt rumalale inimesele nagu mulle. Tead, ma kardan, et ma jään sulle isegi päris hea vastuse võlgu selles osas. On sul mingeid mõtteid selle parveotsa juhtumiga? Mees on tore, olukord on kurb. Seda küll. Võtame nüüd veidi sammu spordist eemale, et kui sul oleks üks inimene, kelle sa oleks elav või siis surnud, kelle sa tagasi tuua, kellega sa tahaksid, ütleme, kokku saada ja juttu ajada ja kelle sa võtaksid? Päris hea küsimus. Nii-öelda elavad ja surnud, kõik lähevad kirja, eks ole? Kõik lähevad kirja. Ja kõik oleks kohe nõus minuga sõbraks saada? Jaa, kohe. 2 tundi lihtsalt sinu pärast lihtsalt istute laua taga ja räägite juttu. Või teete trenni, või teete muusikat, mida iganes, mida tahad? Noh, trenni olen ma nii palju teinud, las see jääb. Muusikat ma ei ole teinud, las see ka jääb. Kunsti ma olen teinud. Vaat mingi Picassoga võiks joonistama minna näiteks. Okei. Küsimus, kas sul on hobisid veel peale spordi, et kas joonistamine ongi sinu mingi hobi? Võib nii öelda küll, et ma ei joonista enam igapäevaselt ega ülepäeviti, aga ütleme, ma olen niisuguse kunstiinimesena üles kasvanud, et arvutist teinud aastaid kunsti, graafilist disaini ja niisuguseid asju, et ütleme, et käeline osavus ei ole mulle võõras asi, et koolis meeldis puidutöö, nüüd kodus olen ka mõne asja nikerdanud, nii palju kui korteris annab teha ja milleks üldse vajadust on, et selge see, et ma kuskile võistlema ei lähe või ma 500 euroseid kappe kuskile nii-öelda müüki ei pane, aga et mulle selline asi meeldib, jah. Okei, saime targemaks. Ma arvan, et siin võtame selles mõttes selle osa kokku ja järgmised klipid, mis te näete, on jõusaalis. Savisaar näitab enda lemmik õlaharjutust ja lemmik seljaharjutust. Et me saame siit midagi ka endale midagi kasutusele võtta tulevikus. Absoluutselt. Nii, mida me täna teeme? Tõmbame kitsa haardega ülevalt plokki. Ja mida me siis teeme võib-olla natuke teistmoodi kui tavaliselt on see, et esiteks me ei kasuta seda laia otsa, vaid kitsast ja teiseks, et siis kasutame maksimaalset amplituudi. Ehk siis laseme natukene nii-öelda kõrgemale kui muidu ja tõmbame võib-olla madalamale kui muidu. Okei, ja see on parem sinu arvates, mille pärast? Amplituud, suur raskus ja paus võrdub ikkagi suurem lihase nii-öelda vigastuste arv, aga see on siis heas mõttes. Me tahame vigastada selleks, et saaks paraneda paremaks. Okei, vaatame siis, mis saab.
Kui sul oleks valida ainult üks sõlaharjutus, mitte ühtegi laharjutust sa muud teha ei saa, mis see oleks? Esiosa ja treenid siis eraldi. Keskosa on, kui teame igasugust asju, aga õla tagaus on alati kõige halvem meestel miski pärast. Vaatame. Nii. Kasutaks ära niisugust samast otsikut. Ehk siis kinni hoidmine ja lõpus pööramisega. Ehk siis natukene deltat ja lisaks juurde veel habalu pealt igasuguseid väiksemaid lihaseid. Mida sa muutsid 2015. ja 2017. aasta vahel, sest et see arenguhüpe oli täiesti nagu, minu jaoks oli silmaga nähtav. 2015 oli väga hea, aga sa ei olnud nagu see, mis 2017 näiteks. Jah, kindlasti, et ma ise arvan ka, et ega peeglis on edasiminekut ikka on näha õnneks, et see on ka selle asja eesmärk kogu aeg olnud. Võib-olla põhiline asi ongi see, et ma ei hakanud enam oma kavasid jupitama 4-5, et nüüd laias laastus on niisugune 3 jaotus, mida ma olen kõige rohkem teinud. Aga teisest küljest saab alati vastu öelda, et millegi pidi ju baasi tegema. Aga praegu on selline suhtumine mulle nagu sobinud ja meeldib ja minu puhul tundub, et see nagu toimib. Okei, mis see 3 nagu ütleme, natuke laienda seda mõtet? Jah, et traditsiooniliselt jaotatakse neid kavasid igat pidi, aga ütleme siis tuumiku moodustab siis nii-öelda jalg, selg ja võib-olla rinnaosa. Et otse loomulikult saavad kõik lihased läbi tehtud, aga et selline on see lõviosa jaotus. Ikka suured lihased, suur lihas ja siis mingi niinimetatud pudru otsa. Jah, just, et peaesineja ja siis muud soojendajad. Tegelikult sulle vastupidi vaatad, kõigepealt soojendajad tuleb ära. Jah, just. Mul on siis nii-öelda väljajuhatajad seal olemas. Ei, minul on põhimõtteliselt süsteem on sama jah. Et kas just nii-öelda siuke lessis moor, aga ilmselt sealt saab mingit analoogi tuua küll. Ja ma arvangi, et kuidagi ei pea alati nagu rohkem treenima, aga kuidagi nagu targemini tuleb treenida ja see on see asi, mis tuleb kogemusega ja teoreetiliste teadmistega, et niisama netist mingit kava võttes sa võib-olla ei saa aru, et mis argumendid taga on, et ühte või teist asja põhjendavad. Hoopis teistsugune küsimus, mul tuli praegu mõte. Mis sa arvad eraldi kätepäevast? See on täpselt niimoodi, et ütle ei või jaa, on ju, et... Aga kuna me teeme sinuga seda mõtet praegu. Jah, absoluutselt. Hullult tahaks vaata, et mängi mulle mingi taustsüsteem sinna veel juurde, aga ma arvan, et see minu jaoks ei ole mõtet. Okei, selge. Kui sul oleks valida praegu 2 tüüpi, kes on klassikas kõige potentsiaalikamad, kellega sa tahaksid laval olla seal 3 käsi, kes oleks sulle võrdsed vastased? Kes võiks olla nüüd Eestist? Potentsiaalist rääkides, siis minu arust peaks olema inimene, kes on vähe laval käinud, sest et kui keegi on 10 aastat käinud kogu aeg, siis me ei saa võib-olla enam potentsiaali realiseerumisest nagu rääkida. Tegelikult ju saame ju, sinu potentsiaal realiseerub kuradi järjest. Aga et kui kogu aeg on nii, et on üks ja sama justkui, aga kunagi siis, kui see Tanel Tamme tuli lavale näiteks, väga äge šef, niisugune huvitav keha, miks mitte. See just klassikutest rääkides, et tegelikult ju füsiikides ja igal pool on veel häid mehi, kellel on lagi on ainult limiidiks nii-öelda. Et Tanel Tamme, siis Taavi Merisalu, vana hea sõber, kellega oleme vist lava peal ka kunagi ammu sarvi ristanud. Tõenäoliselt tema võitis, mitte mina. Et selles suhtes olekski võib-olla pull näha, et mis nalja saab, on ju. Kindlasti müts maha Janari ees, Janar Rückenberg. Temaga sa oled ka võistelnud siis, kui sa olid natukene
mõni aasta tagasi ma mäletan, mitte lõunakut. Minu arust oli see asi umbes nii jah, et laval me oleme minu arust koos olnud küll, jah. Et oleks päris huvitav näha, et mis nüüd saaks nii-öelda. Kusjuures mul tuli veel üks asi meelde. Mul tuli meelde see, kui oli Lõuna-Eesti karikavõistlused, see oli Kornešoviga koos olid lava peal. Tema võitis sind seal mingisuguses asjas, ütleme teie kategoorias, ja absoluudis võitsid sina teda. Kas sa mäletad seda? Ma tean, et me oleme jah, mitu korda sattunud kokku ja ükskord oli kusjuures nii, et Eestis ma võitsingi teda ja siis Lätis, Leedus võisteldes tema võitis mind, et see oli enam mõni päev või nädal peale seda. Aga noh, et igal võistlusel oma iseloom kujuneb välja, et noh, mida siis see kohtunike keskmine nagu hindab rohkem. Aga mina varem näinud sellist asja, et ütleme klassikas, sina saad teise ja keegi saab esimese on ju, ja siis lähed absoluut ja sina saad, esimese, teise siis äkki. Ma olen varem näinud seda. Sageli ei juhtu, aga tuleb ette, et vahepeal on ka see, et noh, et kes poseeris kuidagi kehvemini teises raundis või noh, kes mida muutis või noh, kuidas asjad läksid lihtsalt, jah. Et see ei ole ikkagi nagu siis nagu raiutud? Ei ole jah, õnneks või kahjuks. Väga hea. Sul on siin üks karikas ka kaasa, mida sa tahtsid nagu näidata. Et vaatame, kuidas seda näha on ka kohe. 2014 Eesti meistrivõistluste klassikalise kulturismi 4. koht. Just 2014 sügisel ta saisid nagu 4. koha, ainult klassikas. Me ei räägi absoluudist, et kui tavaliselt Siim ikka lõpetab seal absoluudis, kõrgel kohal, eks ole, tavaline klassika. Jah, just. Et ma arvan, et noh, mida see siis minu jaoks või võib-olla ka teiste jaoks sümboliseerib või võikski sümboliseerida, et noh, igasuguseid kohti tuleb elus ette, ei saagi nagu nii võtta, et lähen esimest või teist saama või et ei tasu nagu pead norgu lasta või solvuda, et kui läheb noh, et noh, näitamaks, et mina olen ka kõik need kohad läbi teinud ja kuskilt pihta hakanud, et noh, üldiselt ei tahaks loota ja öeldagi välja, et noh, et raske töö nagu tasub ära, aga noh, mõnel läheb alati paremini, mõnel läheb natuke kehvemini võib-olla. Aga jah, 4. koht. Täiega lahe, nii et ma arvan, et kõigile meile, kes me teeme tööd ja näeme vaeva, et tegelikult 10 aastat. 10 aastat läks põhimõtteliselt aega, enne kui Siim jõudis Euroopa tasemel nagu tihti. Jah, mitte niimoodi, et üks dieet, kilo kana ja siit ma tulen, on ju. Et kõik me ootame hästi kiiresti, hästi palju ja mõndadel läheb väga hästi ka, aga kahjuks nendel, kellel läheb kohe hästi, ma tean paljusid inimesi, kellel läheb kohe hästi ja peale seda on üks suur downfall ja ongi nagu mingi positsioon. Väga huvitav ja tegelikult tabav mõte või ütlus ongi see, et kõige hullem asi on see, kus sul esimesel või esimestel võistlustel läheb väga hästi. Sest sa ei taju siis edaspidi seda reaalsust ilmselt. Et mina läksin, 5. koht ja 6. ja 4. ja siis vaatasid ükskord said 3. ossoo. Aga ilmselt oleks kohe alguses saanud, siis ma ei tea, oleks võib-olla see maailmapilt natuke vale olnud. Et ikka alandlikult hakkad pihta ja kühveldad kõigepealt ja pärast sõidad Lexusega. See on väga lahe. Ma arvan, et see ongi see mõte, mille võiks kaasa võtta ka peale selle, et saame sellest väga palju teada, aga just see mõte, et tee tööd ja näe vaeva, et siis tuleb see tasu, et ka Esta on nagu hea näide sellele ka, et mõttes ka Esta nagu välismaa võistlustele, tal kunagi ei läinud niimoodi, nagu me lootsime kuidagi, et ta Eestis võitis oma selle kategooria ära, sest tal ei olnud vastaseid, ei olnud midagi teha lihtsalt, ta on Eestis vist nii hea. Aga nüüd, kui see Euroopa meistritiitel tuli, täpselt samamoodi võistelnud ka 10-12 aastat. See oli vist 15 aastat. 15 aastat ja lõpuks inimene sai oma Euroopa meistritiitli. Ja võitis veel täiesti, endiseid esikohti nii-öelda ja siuksed, ikka siga kõva oli, et see oli kihvt. Täiega. Nägin oma silmaga, väga äge. Kuule, aga aitäh sulle. Aitäh sulle.